Luksust saab interjööri tuua ju erineval viisil, kas mööbliga, aksessuaaridega, aga tegelikult on ka üks väga hõlbus viis värvida seina selliselt luksusliku moega. Näiteks efektvärvidega. Ja efektvärve on erinevaid, aga nüüd sellest aastast meil on Tikkurilal täiesti uus toode nagu Stardust. Ja Stardustiga on võimalus tõesti tuua selline maheluksuslik, et ta ei ole mitte väga pealetükiv, aga samas teatud nurgalt vaadatuna väga selline luksuslik mulje jääb. Ja seda me siis täna proovime siin seinte peale teha. Seal on erinevaid variante. Kõige lihtsam variant, et saab panna teda siledale pinnale või siis miks mitte ka struktuursele pinnale või kasutada sabloone. No näiteks meil on siin selline tumehall sein. Selle seina me oleme värvinud sellise värviga, nagu on Interior Soft. Vesialuseline täismatt seina värv ja see sein ei pea olema värskelt värvitud, see sein võib olla tegelikult juba varem värvitud. Lisame selle Taika Stardustiga sellist sädelust juurde. Taika Stardust on siis vesialuseline, kiiresti kuivav värv, praktiliselt lõhnatu. Esimese hooga ta tundub siin purgis selline piimjas. Ta kristalliseerub läbipaistvaks ja umbes paari tunni pärast juba on näha, et see lakk või see liimaine läheb läbipaistvaks ja jäävad siis pinnale ainult need metallsed sellised helbed. Esimese hooga siis valame ta meile siia välja. Ja pinnale kandmine käib siis tavalise sellise seinavärvi rulliga. Selle karva paksus on umbes 11 mm. Kasutame siis rullivart, siis kahe käega ilusti kinni hoida. Esimese hooga siis tõmba see kohe rohkelt. Tõmba see ilusti niimoodi kohe käima niimoodi. Nii et sa tunned, et tegelikult on seda värvi siin juba niimoodi ühtlaselt peal. Siin on jällegi see asi, et esimese hooga sa kannad selle värvi niimoodi julgelt, kannad nagu pinnale ära. Ja siis, kui värv on pinnale ära kantud, siis on see, et sa võid tõmmata ülevalt alla, teda tasandada. Tõmba nüüd ülevalt täitsa lõpuni alla. Tegelikult selle Stardusti juures on üks hea asi küll see, et kui sa praegu isegi näed, et jäävad sellised kerged jutid sisse, aga tegelikult ta läheb läbipaistvaks ja tegelikult sa neid ülekatteid enam ei näe. Et jääb ainult see sädelus siia. Ja see värv on selles mõttes kiiresti kuiva, et tõesti paari tunni pärast sa juba näed efekti ja järgmisel päeval on sisuliselt juba selline, nagu see sein sul jääb siin. Et seda sama Stardusti praegu me tõmbasime siia sirgele seinale. Võib ka teha näiteks struktuursele pinnale. Kõigepealt me peame tegema struktuurse pinna. Selleks me kasutame siis Tikkurila Tunto Hienot. Ja Tunto Hieno on siis selline paks struktuurvärv. Meenutab natukene nagu pahtlit, aga tegelikult on ikkagi värv. Ja pinnale siis kantakse sellise paksukarvalise rulliga. Kuna tegemist on vesialuselise värviga, siis praktiliselt ta ei lõhna, ta kuivab kiiresti, samas on ta jällegi puhastatav. Ja siin on nüüd samamoodi, et eelnevalt me oleme pinna ära kruntinud või värvinud selle Interior Softiga. Just sellepärast, et kuna me peale kanname ka sellise tumeda lilla tooni, ei ole hea, kui see alumine pind on valges. Ta võib juhuslikult hakata läbi kumama. See värv on selline, ta on küll paks, aga ta on siin tiksotroopne, et ta ei hakka tilkuma, teda on siin hästi palju. Ma kindlasti ei julgeks esimese hooga nii paksult seda värvi panna, aga sa ütled, et täitsa julgelt peab seda struktuurvärvi ka rullile. See kihi paksus tegelikult peaks olema ikka selline ikka omajagu. Ja pinnale siis jällegi kantakse niimoodi, et põhimõtteliselt risti-rästi ja värvi peab ikka panema niimoodi ikka hooga. Tegelikult on selle kuivame niimoodi, et selle Stardusti võiks juba peale tõmmata järgmisel päeval. Näpuga saad sa teda katsuda juba, ma arvan, et see on mingi paari tunni möödudes. Nüüd seda Stardusti peale tõmmata, siis ta peaks olema piisavalt juba tahenenud. Et siis sa, kui sa värvid, siis teed nagu väikseid veetähti nagu niimoodi. Nagu risti-rästi lähed kogu aeg niimoodi nagu veetähti teed. Mulle tundub, et on täitsa okei. Ja nüüd, kui see värv on sinna seina peale ära kantud, nüüd kohe, kui ta on värske, tõmbame selle värvi sisse sellised triibud. Selleks kasutame sellist suhteliselt jäika harja. Aga see on nüüd spetsiaalne harja? See nüüd on küll spetsiaalne, aga miks mitte kasutada ka sellist kingaharja. Ja umbes 45 kraadi, et see hari lõikab nagu selle soone sinna sisse. Ei ole, suru natukene, aga okei, väga hea, väga hea, väga hea. Väga hea, väga hea. Väga hästi. Ma singe-vingerdasin siin. Sa võid vabalt teha laineid, et täpselt nii, nagu sulle endale meeldib. Aga nüüd on see pind siis selles mõttes nagu ette valmistatud, et nüüd peaks kuivama ja võiks kuivada umbes ööpäev. Järgmisel päeval on ta täpselt nii kõvaks läinud, et saab siis peale juba kanda selle Stardusti.
struktuurvärv on nüüd kuivanud, nüüd me saame seda ekstra luksust veel lisada. Jaa, ja selleks kasutame siis, kui eelmine oli hõbedane Stardust, siis seekord me võtame kuldse Stardusti. Ega see peale kandmine on täpselt samamoodi, nagu oli sileda seina puhul. Ainuke vahe on lihtsalt see, et seda kulub struktuursele seinale rohkem. Pluss veel see, et see Tunto Hieno on täismatt ja selline suhteliselt poorne, siis ta imab enda sisse päris palju vedelikku ja pluss see struktuurne pind, et see siis tõesti tõstab seda kulu. Kui sellele siledale pinnale 9 ruutu saad 1 liitriga teha, siis sellise pinna puhul sa saad teha 1 liitriga kõigest 6 ruutu. Veel variant on anda selle sama Stardustiga selliseid väikseid nüanssi juurde näiteks sabloonidega. Jaa, näiteks lastetoale. Näiteks lastetoale, miks mitte. Sablooni on tegelikult hästi lihtne ise teha. Büroo kauplustes müüakse erinevaid selliseid kilesid, mille peale tegelikult saab ka printida. Kui sa oled selle kile peale ära printid või ka käsitsi joonistanud, hästi lihtne välja lõigata näiteks ehitusnoaga või kipsinoaga, lõikad selle kuju välja. Kõige parem on tegelikult veel, et see sabloon jääks stabiilselt seina peale, oleks siis ta vaja sinna kinnitada. Hästi hea, mugav ja lihtne on siis kasutada selliseid spetsiaalseid spreiliime. Kui ta nüüd kleepida seina peale, siis ta ei jäta seinale jälge ja tuleb ilusti ära, saad mitu korda. Igaks juhuks ma kinnitan ka maalriteibiga. Sellepärast, et need kiled on suhteliselt rasked ja mine tea. Siin suurte piltide puhul saame ilusti rulliga, nii et sa siis teed liblikad ja ma siis teen selle viisnurga asja. Kui sa vähegi saad, tõmba nagu äärest sissepoole, et siis ta ei lähe sinna vahele. Ja kui näiteks on selline asi, et sa juba tead, et umbes kui intensiivne see asi tuleb, aga sa tahad vähe sellist intensiivsemat, siis võid esimese hooga natukene lasta tal kuivada ja tõmbad lihtsalt 1 kihi seda Stardusti veel peale. Sellise tehnikaga läheb tegelikult selle sablooni tegemine suhteliselt kiiresti. Kui nüüd see sablooni kohe vee alla panna ära pesta, siis sa saad neid sabloone veel edaspidi kasutada. Praegu on jälle nagu ikka Stardust on natukene selline piimjas, aga kui ta nüüd lasta tal kuivada, siis ta läheb läbipaistvaks. Homme siis näeme juba ilusat tulemust. Kuna neid dekoratiivvärvistehnikad on veel teisigi, täna me vaatasime põhimõtteliselt 1 toodet, 2 toodet. Et siis siin on samamoodi, et me teeme koolitusi ja dekoratiivvärvimise koolitus on tulemas 25. aprill kell 5 siinsamas Tikkurile koolituskeskuses. See koolitus on tasuta ja kõik on oodatud. Ainuke asjad peab registreerima ennast sinna meie kodulehe peal www.vivacolor.ee